Lisaks füüsilisele prahile inimkond tekitab viimasel ajal päris palju ka virtuaalset prügi. Olgu selleks siis vanad e-mailid, kasutud fotod või hoopistükkis suvalised failid. Suurtes kogustes on nendest sama palju keskkonnakahju kui mõnes tehasest, millel on suur korsten ja sealt tuleb ikka päris paksu tossu välja. Õnneks on aga olemas viise, kuidas oma jalajälge vähendada. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma. 60% maailma elanikkonnast kasutab iga päev internetti ja suur osa neist on aktiivsed sotsiaalmeedia sisutootjad. Lihtsustatud pildi kohaselt tähendab iga internetis kulutatud minut teatud hulga andmeid, mida omakorda liigutavad kolossaalsed serveripargid ja iga serverifarm eraldab atmosfääri kasvuhoonegaase. Näiteks Euroopa Netflixi kasutajate hulk toodab aastas kaudselt sama palju süsinikdioksiidi kui kõik Euroopa Liidu sisesed lennud kokku. Kui me mõtleme isegi nii, et ei ole mingisugust viiruste pandeemiat ja me kõik saaksime tööl käia ja ikkagi meil oleks valik, kas näiteks teha see kohtumine kellegi teisega, töökohtumine Zoomis või kulutada kütust, sõita kohtumisele, kütta soojaks üks tuba selleks kohtumiseks, kulutada energiat, siis see oleks palju energiakulukam. Lõugase sõnul pole interneti kasutaja ökoloogilise jalajälje suuruses määrav serveripark ega andmete edastaja, sest need on üldjuhult energiasäästlikult lahendatud. Probleem seisneb tarbijas ja millise seadmega võrguteenust tarbitakse. Kui ma seda kõike vaatan näiteks mu nutitelefonilt, nutitelefon on ülimalt energiasäästlik seade, ma kasutan võib-olla 10 korda vähem tunniajase video vaatamiseks kui kannu TV keetmiseks. Nüüd, kui ma sama asja teen oma suurelt OLED-telekalt, siis ma võin kulutada hoopis 2-3 korda rohkem seda elektrit. Kui ma ostan endale taastuvenergia elektripaketi, ma võin rahus vaadata sellest suurelt telekast seda streamingut, sest see ei paiska õhku CO2. Ettevõtetel ja ka üksikuisikutel võib olla suur soov alustada keskkonnateadlikku elu, aga esimesed sammud ei pruugi alati olla kõige lihtsamad. Õnneks on loodud selline projekti liikumine, nagu seda on Rohetiiger, mis aitab siis laduda vundamenti keskkonnateadlikule majandusele. Rohepesu on see, kui ma räägin inimestele, et ma olen väga keskkonnateadlik, väga keskkonnasõbralik ja ma teen seda valel eesmärgil. Ehk siis ma tahan parem välja paista, kui ma tegelikult olen. Mis mulle meie ettevõtete juures meeldib, on see, et nad ei räägi enne, kui nad ei ole midagi teinud, vaid siis, kui juba asi on tehtud, muna on munetud, et siis sellest ka räägitakse. Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk soovitab alustada samm-sammult ja juurutada oma käitumisse mõned tegevused, mis muutuvad kiirelt elu loomulikuks osaks. Kindlasti ma tõesti ei soovita seda, et teha uisapäisa neid otsuseid, vaid ma ikkagi soovitan rahulikult mõelda iseenda kui kõige targema inimesega ja kindlasti oma perega läbi rääkida, et mis siis need esimesed sammud on, mis me koos saame teha. Et võib-olla alustame hoopis sellest, et me raiskame toitu vähem, et me toome poest vähem toitu, et me ei peaks seda ära viskama nii palju, mis on tegelikult täiesti inimlik ja täiesti tehtav, kui seda natukene kalkuleerida. Et igaüks võiks võtta need esimesed paar asja, mis võib-olla ei ole nii ebamugavad teha, aga mis samas annavad ka juba mõju ja tunnetuse. Virtuaalse käitumise korrastamiseks soovitab Lõugas iga 6 kuu tagant oma andmemahud kriitilise pilguga üle vaadata ja loobuda nendest failidest, mida sa ilmselt tulevikus kunagi ei ava. Ühelt poolt vabaned virtuaalsest rämpsust, kuid teisalt muudad oma seadmed turvalisemaks. Andmelekke risk on selline, mida on kõige lihtsam maandada siis, kui sa ei hoia ebavajalikke andmeid. Siis ei ole ka kartust, et nad kaduma lähevad. Ma arvan, et vastutustundlik interneti kasutaja number 1 asi, ta on teadlik sellest, mis teenuseid ta kasutab, kes seal taga on ja kui ta mõtleb keskkonna peale, siis et kui palju need teenusepakkujad ka keskkonna eesmärke on püstitanud ja jälgivad. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma.